Eesti muusika auhinnad 2026. 29. jaanuaril Unibet Arenal. Laval Nublu ja Vaiko Eplik, Ann Marlen, Sam, Aalika, Liis Lemsalu, Vennaskond ja legendaarne Terminaator. Osta pilet nüüd Piletilevist. Tere õhtust, lugupeetud televaatajad. Tere õhtust, mul on hea meel, et te olete liitunud meiega. Meil on hea meel, et me oleme Emagaalas õhtujuhid. Meil on väga hea meel. Ja meiega on täna liitunud, eks ole. Tervist, Anna-Maria. Tere, Anna-Maria. Tervist, suur rõõm, et te siis saite aega tulla. Jah, tänan. Aga räägime tõesti selle ära. Kas lõi ju kohe veel nagu rivist välja, et kui nüüd sellise hooga alustasime? Ei, no see oli ju kõige parem algus üldse. Anna-Maria ei löö enam miski rivist välja. Nii, Jaagup ja Kristjan, öelge, kui kaua te siis mõtlemisaega võtsite, kui tehti ettepanek Emagaalat juhtida? Pean tunnistama, et minul läks selleks umbes 3 või 4 aastat, sest et mulle pakuti seda juba ammu ilma ja ma muudkui ütlesin ei, sellepärast, et ega ma väga töökas inimene ei ole ja ma ei tahtnud seda kuidagi teha ja mulle tundus see kuidagi imelik ja võõras enda jaoks. Aga siis, kui lõpuks peaprodutsent helistas ja ütles, et nüüd on tal tõesti, et Jaagup, aita nüüd hädast välja, sellepärast, et meil on inimesed otsas, enam ei ole mitte kedagi, kõik on ära käinud. Kõik endised muusikud ja endised teletähed ja endised mingid asjad, kõik on teinud selle juba ära ja meil ei ole kedagi võtta ja Taukar on ka kinni sel päeval ja siis ma ütlesin, hea küll, ma aitan hädast välja, aga mul oli tingimus, et minuga koos peab õhtut juhtima Kristjan Jääkald. Ainult südamesõbraga siis? Ainult südamesõbraga. Ma ei ole kunagi elus ühtegi õhtut juhtinud ja hirm on suur ja siis ma saan pärast kõik Kristjani kaela ajada, kui midagi välja ei tule. Jah, ma saan aru, et see on suur show ja kõik ongi väga, väga võimas, aga mida suurem show, seda rohkem on ju see ette valmistatud. Seda vähem on igasugust närvi, seda vähem on igasugust sellist... Kui on väike saade, raha pole, tuleb stuudiosse ainult Teet, mina ja üks külaline. Vaat siis on närv sees. Mida me selle külalisega peale hakkama? Mis saade see pidi olema? Täpselt ei mäleta kah. Et vaat siis on halb. Siis on nagu see, et millest me võime rääkima, mis asi see on. Sellel show'l on klaasihoidjad. Inimesed jooksevad ette taha, mulle tehakse kõik asjad ette, mul on siiamaani nii palju on minu eest juba hoolitsetud. Ma ei ole ammu viibinud üheski ruumis, kus on nii palju kuulsaid inimesi. Seal on kõik kuulsad. Seal on kõik, selle peale ma ei ole muidugi mõelnud. Aga sa saad nüüd lõpuks nendele kõikidele kuulsatele öelda, mida sa neist arvad. Õigus. Ma räägin, lähed lavale, prompter näitab ühte, aga vot ei räägi. Mina teid armastan. Ma tahtsingi küsida, kui spontaansed te üldse olete, et kui palju tuleb seal sellist improt ja kui palju ikka on seda prompteri teemat? Mina arvan seda, et eks seda improt saab natukene näpu otsaga, aga mitte, see on tegelikult on see sama nagu Eurovisiooni tegemine. Sul on kõik, põhimõtteliselt on kõik olemas kuskil paberi peal kirjas, mis kell kuskil midagi läheb, sest muidu läks asi lappi. Kui me hakkaks Jaagupiga improviseerima seal nende nägude üle, kes sinna kokku tulnud on, oi näe, sind on ka välja lastud kuskil. Tubli, ei võtagi enam nii palju kui vanasti. Saad aru, siis see lihtsalt veniks see kaala lõputult. Aga mina igatahes hoiaksin küll neid korraldajaid natukene ikkagi tuliste süte peal, et ega päris ilma viperusteta see asi nüüd küll neil olema ei saa. Karta on. No vaata, ma kasvatan praegu juukseid välja. Mulle tehakse soeng pähe. Öelge, me teeme sulle ilusa soengu lõpuks. Sa oled 30 aastat telekas töllerdanud. Lõpuks me teeme sulle ka ilusa soengu. Kõik asjad. Minu eest hoolitsetakse nii palju, et ausalt öeldes ma tahaks, et see oleks nagu jätkushow. Iga kuu võiks see olla. Kujutad ette, siis mina enda seisukohalt ütlen, et see on super asi, see on super kogemus ja mul on väga hea meel, et Jaagup mulle selle ettepaneku tegi. Mul käisti ka juukseid hakata kasvatama. Samal ajal, mis sul, mul lihtsalt kasvavad kiiremini. Kuulge, mitu outfiti teil saab olema? Seal on ju alati olnud näiteks üks naissaatejuht, imelised kleidid. Üks.
ainult, me ei ole see oli ka üks tingimustest, et me ei hakka vahetama siin mingit selles me näeme väga ilusad välja jällegi. Mul oli vahetult enne, ma käisin Argentiina reisil Teeduga koos, ostsin endale ülikonna, sest et seal on kõik tango inimesed on ja ma ostsin ka ilusa ülikonna. Kaltsukast, jah? Ei, seekord ei ostnud kaltsukast, seekord ostsin, ma ei mäleta, kui ikka päris poest. Nii. Ja saad aru, ja mul oli seal pinsak ja püksid. Ja siis, kui meil hakati nagu riideid proovima ja kutsuti, et öeldi, et tulge esimesele fotoshootile, et me teeme teist pilti, et paneme teile ilusad riided selga, kas teil valge särk on? Ma ütlesin, mul mingi valge särk on. Ja siis ma tulin oma riietega kohale, ma olin niuhke nende üle, siis vaadati neid riideid ja öeldi, seekord me paneme sul ikka midagi muud ja siis olidki nagu muud riided, ehk et nüüd ma saan endale ka väga kallid ja korralikud riided selga, nii et... Nii, aga ma saan aru, et sinult siiski üllatus tuleb, muusikaline üllatus. Jaa, ma väga loodan seda. Et meil on esmaspäev, järgmine esmaspäev on meil proov, kus ma kirjutasin kiiresti ühe uue loo. Ja nüüd me hakkame seda bändiga, või mis ma kirjutasin, bänd kirjutas. Ja me mõtlesime, et kuna see on ikkagi Eesti muusikaauhinnad ja see muusikutele mõeldud üritus, mitte teletöötajatele ega influenceritele ega... Ei, mõjuisikud on seal kohal. Kindlasti. Ei, selle asja nimi on Eesti muusikaauhinnad. Siis Eesti üks legendaarsemaid trianglimängijaid ja tamburiinimängijaid Kristjan Jõekalda tuleb, astub koos Termikaga üles laval. Ma ei ütle talle, mida ta tegema peab, ta teab seda ise. Ja me kirjutame selle jaoks täitsa uue loo ja sellega me tuleme välja. Ma olin algul juulikuu lumes kohutav suur fänn. Ma olen siiani. Nii. Kui see tuleb, ma võin nutta. Aga ma olen hakanud nutma ka väga paljude teiste laulude peale. Nii et ma ei tea, millest see on. Kas ma olen lõpuks jõudnud ka oma pinnapealsuses nagu sügavamatesse kihtidesse, kus on Jaagup need sõnad kirjutanud. Ma arvan, et tegelikult nii see asi ongi. Sellepärast, et ingli puudutus näiteks läheb mulle väga hinge. Ja seda laulu ei kuula ma ülemäära tihti. Sellepärast, et selline laul ajab jooma. Ja kuna ma alkoholi väga tarbida ei taha, siis ma kuulan seda võimalikult harva. Siis, kui on põhjust ja siis, kui on rõõmus tuju. Miks peaks ikkagi sinna koha peale rahvas tulema? Et hüva, seal on nominendid, seal on, eks ju, ma saan aru, jälle uhked lauad sätitud ja kõik, aga seal on ka publik. Ehk et tehke nüüd promo. Ma võin vastata sellele küsimusele. Ma käisin just Dubais. Ja sealt sõitsime Abu Dhabisse. Abu Dhabis on kuulus ringrada, eks ole, kus sõidavad F1 ja värki. Ja... Ma olen alati olnud seda, rallit tuleks vaadata, seal, kus on parimad nurgad, kus on kaamerast, kus hüppab, siis näed, istud kodus, võtad väikse joogi, võtad väikse popcorni, vaatad rallit või vormelit, et mis... Ja käies mõni aeg tagasi, eelmine aasta tegelikult, käisin ma Eesti hokimatši vaatamas ja ma olen ka käinud paari jalgpallimatši vaatamas. Siis ükskõik, kui hea on kaameratöö, ükskõik, kui äge see on telekast, et sa näed millimeetreid kordusi asju. See ei ole mitte midagi võrreldes sellega, kui sa tunned seda loomalikku publiku, seda kisendamist ja seda koha peal toimuvat asja, mis on seal nüüd ja praegu, et selles mõttes tasub kindlasti just nimelt tulla kohale, mitte vahtida seda telekast, sest et äkki läheb mõni asi läheb kaotsi, telekas jälle kaameramees jääb magama, vaatab, jääb isegi vaatama. No ja need lõputud reklaamipausid, kes neid välja kannatab? Ja teine asi on see, et telekas näidatakse sulle ikkagi seda, mida näha tahetakse, sulle näidata tahetakse. Aga kui me juba Kristjaniga seal oleme, siis seal võib juhtuda ka mingid asju, mida nad ei tahaks üldse näidata. Just täpselt, ja seal alles show läheb lahti. Siis, kui on palju kirutud reklaamipausid või mis iganes. Kõik sellised asjad annavad sellel värgil nii palju juurde ja ma ainult Jaagupil tahaks juurde lisada seda, et see koha peal olek on ikkagi, sa näed neid inimesi seal oma silmaga, sa näed, mismoodi nad on seal ja sul tekib nagu see tunne, et vaata, miks pärast pannakse paljudele showdele süga aplaus taha, siis
tuleb see tunne, et sa oled ise seal pundis, sa oled ise vaatamas seda, aga meil ei ole vaja seda, meil on vaja, et sinna koha peale minna ja siis sa saadki aru, et sa oledki üks osa sellest pundist. See vaadata, issand, oli eelmine aasta Kroonika peol oli sama kleediga. Just. Issand, paksemaks jälle läinud. Paksemaks läinud ja issand jumal. Näe, haigutab ja kätt suu ette ei panegi. Sööb täissuuga. Sööb täissuuga. Nii, nüüd mul on selline sensitiivne küsimus. Ei ole teinud. Ei ole teinud. Mina ei lükkan ümber. Nominendid on teada ja nominentidega seoses on ka olnud solvumisi. Ehk siis on tekkinud suur niisugune küsimuste ring, et miks nii-öelda Hesburgeri tarbijad ei saanud oma esindajad sinna nominentide hulka ja miks on justkui seal üks kindel maitse esindatud. Nominentidega peab alati rahul olema. Selles mõttes, et see auväärt 159 spetsialist, muusikaspetsialistist kokku pandud žürii on teinud oma otsuse. Et see on tähtis. Aga Kermo Murel, triibupasta. Rahvas ju nõuab neid. No vot, rahvas peaks siis valima oma lemmikud võib-olla. Ja, aga kas selle mingit rahvalemmikut ei ole? Vot ei ole. Et äkki ettepanek. Aga see on alati niiviisi olnud, ega need tegelikult, ma pean saladuskattel ütlema, et Termikas oli ka viimati nominent vist aastal 2006. Et küll me oleme et ega kindlasti see 159 muusikaspetsialistist koosnev žürii kindlasti ega nemad ei taha panna ennast ka selles mõttes rumalasse olukorda, et mulle meeldib hunt või mulle meeldib pasta. See on selline formaat lihtsalt ja kuna see on nii tehtud, lastes olla, tegelikult on ju teised kompaniid, kes jagavad igasuguseid rahva auhindu, nii et... Küll müügi pealt, küll... Kuldeplaat ja... Toomas Anni sai kogu aeg sai ja tema saigi sellepärast, et tema plaadid olid kõige odavamad ja teda meeldigi rohkem. Kõige meeldivamad. Kõige meeldivamad. Nii et selles mõttes, mis seal teha, et see on eluaegne asi, et miks me ei saa presidenti valida rahvas aga valime siis sellised inimesed, kes lõpuks teevad sellise seaduse, et me saame seda presidenti ise valida. Kuulge, aga Sadu duo sai 5 nominatsiooni. Kas teie kuulate Sadu? Meeldib? Mina olen kuulnud paari lugu, aga ma niiviisi nagu, et ei lähe ja ei pane plaati peale nüüd või niiviisi, et aga lõbus, lähe. Mulle meeldib. Minu arust teda on võimatu mitte kuulda, sest kui sa raadiot kuulad, siis teda muud nagu ei tulegi enam. Et väga tore asi ja mulle ka meeldib, et kõik on tore. Väga raske on niimoodi hakata. Ma olen 54-aastane mees ja mulle meeldib 80 aastate Soome muusika. Ja kui nüüd küsida, et... Sama. See teid kunagi ühendas, ma saan aru. Ja, väga palju. Aga nüüd on siis see, et muidugi meeldib ja tore asi, selline uus ja värske. Miks mitte? Nii, rõõm näha, et te olete igal juhul hoos ja tegelikult väga palju on ju juhtunud juba kummagi elus, et Jaagup on siin operatsioonil vahepeal käinud. Kuidas sa oled taastunud? Enam vähem, et ega see mingi tore asi ei ole seal haiglas olla. Et muidu oli kõik tore, arstid olid toredad ja õed olid sõbralikud ja kõik, aga ütlen küll, et kui te haiglaste keegi peaks haiglasse kunagi siis nagu soomlased ütlevad, evät mugaan, et võtke oma toidukorvikene kaasa, sest et haiglatoit on täielik pask. Et seda pean küll ütlema, õudne. Et ma ei kujutage ette seda meest, kes on 3 aastat või 4 aastat Coca-Koolis õppinud, kuidas teha asju ja sina lähed tööle sinna. Ja siis sa pead mingi ohtra maitse eemaldajaga eemaldama toidust kõik maitsed, värvid, lõhnad, et see on ilge. Nii ei saa üldsegi teha. Äkki oli lihtsalt halb kokk? Ei olnud. Toit oli halb kokk. Ma arvan, et kokk oli väga hea. Aga äkki oligi spetsdieetmenüü pärast oppi? Tõenäoliselt. Ta ei saanud ju mingi muuga seda ei suuda põhjendada. Ja kuidas sa said siis arstilt eriloa, et juba vana aasta õhtul selline vägev kontsert maa panna? Nagu teismeline tüdruk, ma ütlesin, ma jooksen kodust minema muidu. Aga hoidsid siis veidi tagasi, ka kuigi telekast ei olnud absoluutselt teha seda? Ei saanud, ei tohi hoida tagasi. Ei, ma tegelikult sain juba jõululaupäeva hommikul sain koju, et jumal tänatud.
aga jah, noh, töö on töö, tööd tuleb teha ja mina nagu poolega ei oska, et siis kui on vaja, siis tuleb teha, noh. Mulle meeldis Jaagup, ma olin rohkem kui kindel, et ta teeb kõik need ära ja rohkemgi veel. Et ma kujutasin juba vaimusilmas ette, mismoodi ta sõlmib need mingisugused voodilinad endale nööriks ja siis kuidagi tuleb sealt haiglast välja, et kas ei püsi pudelis ka paigal, nii et selles mõttes mingi haigla ei hoia teda ammugi kinni, et ja see, kui tal on kuskilt midagi katki või küljest hakkab ära kukkuma, et ei, see ei sega. Et selle üle mul on nagu nii hea meel ja selle järgi ma tunnengi ära, et see Jaagupis on see õige säde olemas, see aatomik on ta igal juhul. Nagu Jaagup oli nii-öelda haigla halva toidudieedil, siis sina võtsid ka ennast käsile. Kuidas sul on nüüd uus aasta alanud? Tänan küsimast, mul on uus aasta alanud, algas väga õudsalt, selles mõttes, et ma just astusin kaalu peale ja siis ma nägin, et ma kaalun 100,7 kilo oli alguses. Ossa kurat. Jah. 100, ma pole kunagi üle 100 olnud, ma olen olnud paks, aga ma pole kunagi üle 100 olnud. See läheb nii sportlik. Ja ma olen väga, aga üle 100 ei ole olnud ja see lõi mind jalust. Kusjuures ma tahan öelda, et ma ei ajanud sisse mingisugust hapukapsast ja verivorsti ja liha, mitte midagi. Ma isegi ei söönud sel jõulude ajal verivorsti, sest ma ei tahtnud juurde võtta. Aga mis sa tegid, jõid siis või? Jah. Panin mulli sisse nii nagu jaksasin ja tundsin ja klögi loomulikult. Klögi, mull ja see käis niimoodi mitu nädalat ja väga, väga tore oli. Aga vaata, mis ta tegi muga ja kusjuures siis tõesti ma sõin vähe ja mina ei saa aru. No ühesõnaga ühel hetkel ma olin 100,7 ja siis see oli nagu Kuku raadio põhimõtteliselt. ma olin Kuku raadio. Kurat, see on jama, kui Kuku raadio peale tuleb, siis on jama. No võt, ja siis ütlesin, ei no nüüd on, mul ei läinud riided enam selga, lihtsalt asi selles. Ja kuna 29. jaanuaril me peame Jaagupiga lavale astuma, et ma sealt lavalt mitte läbi ei kukuks ja umbes, et 5 sammu kõndides, kui režissöör ütleb, nüüd tuled 5 sammu siia poole ja hakkad rääkima, siis et seda ei tekiks. Siis ma hakkasin nüüd kõndima, mul on kodus kõndimislint, ma olen selle peale enne ka kõndinud. Aga nüüd ma võtsin ta käsile, nüüd ma kõndin päevas 3, kui on aega, tavaliselt on seda aega olnud õnneks jaanuari alguses. 3 korda tund aega ja ütleme kiirusega 4,7 või 5 kiltsa tunnis ja selle kaldega ütleme siuke 5-8. Nii et praeguseks 3. jaanuarist hakkasin seda tegema, tegin pildi ka, et jäägu see mulle meelde elu lõpuni siuke õudus. Ja nüüd ma olen täna hommikul astusin kaalu peale ja olin maha võtnud, suutnud juba 3 kilo. No super. Jaa, nii et ma loodan, et 10 päevaga põhimõtteliselt, jah? 10 päevaga, jah. Aga no algul on tore seda võtta, ega see algul kukub. No ma olin nagu pärm, saad aru, ma kerkisin ainult. Aga ühel hetkel saad aru, kui sellel pärmil see vunk otsa saab, et siis on tal lihtne alla minna. Aga ma arvan, et sealt 92-3 pealt veel üks 6-7 kilo alla, vaid siis läheb keeruliseks. Sest ma lubasin endale, kui mu jalad vastu peavad, sest need on ju põrguhaiged. Ma tõusen hommikuti üles niimoodi, et ma käin nagu 100... Nii, et sa oled ikka Eesti esihaige, lepime kokku, ei ole midagi. No tõesti on raske käia, no niimoodi nagu jalad, ma olen nagu see tinasõdur, et see sirgelt jalgad ja kogu aeg ägisen ja mu abikaasa elab koos sellise ägise või kõik. Ma ei tea, kas te pole tähele pannud, mida aasta vanemaks, seda rohkem hakkad sa tegema erinevaid ääli. Muidugi, jah. Tõused ja kui sul ma olen küsinud endalt, miks ma teen seda häält ja ma ei tea, et ma istun näiteks. Jaagup, sa teed ka erinevaid hääli või? Jaagup ei tee, aga mul on nagu, ma nagu ohin ja ähin ja puhin. Okay. Ja nüüd on see ohkimine, jähkimine ja puhkimine nagu kordades suurem, sest kõik kohad valutavad. Üks asi, mis teid veel seob lisaks südamesõprusele, on reisimine. Jassil on juba esimene reis 2026 kirjas, Dubai. Nii, mis sinu plaanid on? Kuhu järgmiseks? Isver, ma ei tea, on vastus. Ja? Me tulime ju tagasi, mis me tulime novembri keskelt. Teet üks 2-3 kuud. Ei taha näha sind, jah? Ei taha arvatavasti näha. Küll tema tegelikult näha tahaks.
sest ta juba tahaks kõike rääkida ja arutada ja koosolekuid teha. Aga ta teab, et kui ta enda peale suurt püha viha ei taha, siis ta ei tule selle jutuga nagu 2-3 kuud, et mul tuli mõte, et läheks reisima, sest mul silm tõmbleb nagu siiamaani sellest reisimisest. Aga tegelikkuses, kuna see viimane reis oli nii tore, siis ma olen üsna varsti valmis jälle minema. Mitte nüüd homme, aga Jaagup on selles mõttes tubli, et tema tahab maailma näha. Meie teeme märtsi lõpus teeme ära oma Romeo Julia etendused. Just. Ja ma lähen 2 aasta jooksul nüüd 4. korda Hiinasse. Sest mulle Hiina väga-väga meeldib ja nüüd ma lähen niiviisi, et me läheme Hiinast, lähme kuni Himalajani välja, et see on teistmoodi jälle, et need suurlinnad on suurlinnad, aga et nüüd me näeme teistmoodi Hiinat. Kuulge, kas te olete Arvet ka pidanud, kumb siis on rohkem reisinud? Ma arvan, et mina tegelikult, kui riike silmas pidada. Ma olen juba ainuüksi 47 riigis mootorrattaga sõitnud. Just. Ja mul väga kurb oli see, et ma Dubais ei leidnud seda aega, et oleks võinud kas või 1 päevaks võtta sealt ka rendist mootorrattas, need olid täitsa olemas ja oleks läinud siis teinud mingisuguse pikema tiiru, aga kuna mul oli just see opi järgne asi ja et siis ma mõtlesin, ja see Dubai liiklus oli ka siuke. Kuulge, aga millal te teete ühise reisisaate? Et sul on olnud kurvist kurvi, sinu saateid me teame. Millal tuleb ühine reisisaade? Jaa, küsimus. See on hea mõte. See oleks super ju. Läheks esimestena mingi Saaremaale. Jah, Saaremaale. Mina arvan seda, et meie saatel, sellisel reisisaatel, ma kardan seda lihtsalt, et seal puudub konflikt. Ja see võib küll olla, jah. Sest et me selles mõttes, et kui teeme hommikul silmad lahti, Embate. Hakkame nüüd siis järgmine päev. Et me ei jõua väga kaugele võib-olla ja me teeme nagu kõiki nagu hea meelega. Ainuke konflikt tekib saate produtsentide ja kõikide muudega. Et selles suhtes ma kardan, et see asi läheb vett vedama, sellepärast, et meil on lihtsalt liiga hea olla. Aga mis ma pean tunnistama, et meil on tegelikult Kristjaniga väiksed plaanid küll, mida me koos hakkame tegema. Aga sellest pärast väikest reklaamipausi. Üks asi, mida ma kindlasti tahan teha, mida Kristjan on mulle kiitnud, ja kus ta on 2 korda käinud, on Jaapan, kus mina ei ole veel käinud. Et sinna mina kindlasti tahan minna. Soovitad, jah? Ka absoluutselt. Ja meil on kodus väike kassa, kuhu sisse me korjame järgmise Jaapani reisiraha. Et kõik, ühesõnaga, me oleme Riho Bruno Brahmanis on juba teab, et me valmistume, aga me korjame endiselt raha. See on nii kallis siis, jah? No vist sinna lend on suht koht, jah, üle 1000-1200 on umbes lennuki pilet. Kilomeetrit. Krooni või seda raha. Eurot. Aga kui sa perega lendad, siis on juba see... Ei, ikka perega, siis on... Poisid on mul kõige suuremad Jaapani fännid, nii et selles mõttes Jaapan on koht, kuhu tasub minna ja me paneme ka sinna millalgi tagasi. Lõpetuseks tuleme alguslätete juurde tagasi. Kui pikk siis see teie sõprus on ja kuidas ta on aastatega arenenud või muutunud või kas üldse? Millal see rebaste pidu meil oli? 91 või? 91 sügis. Ehk siis niisugune ilus aasta tuleb nüüd 2026. Jaa, see on 35 aastat. Väga äge. Jah. Saategi tähistada seal ebakaalas. Siis on põhjust jälle tähistada. Kõik need anekdoodid selle kohta, et mees ütleb abikaasale, ma ei tea, 30. pulmaastal, kallis, ma armastan sind iga päevaga aina rohkem. Siis kui me abiellusime, siis armastan mind üldse. Et meil on sama asi, et minu arust meil on nagu väga hästi kogu aeg. Meil on stabiilne, jah. Me ei ole kordagi 35 aasta jooksul, pole kordagi tülitsenud. Ei ole, jah. Ega pole üksteise peale klähvind ega sisisend. Ei ole nagu seda põhjust ja ei otsi seda põhjust ja seal on paar asja, millest tuleb kinni pidada. Isegi mitte see, et oleks nagu põhjust
olnud nagu seda mõelda, et nüüd me peame sellest kinni hoidma, seda ei tee. Ehk et ei tohi raha laenata üksteisele, see on see kõige suurem asi. Ja teine asi on alati seotud tüdrukutega, aga meil on õnneks väga erinev maitse. Nii et selles mõttes see kõik. Kuulge, väga vahva oli ja kõik, kes tahavad koha peale vaatama teid. Isegi mitte kõik, kes tahavad, tegelikult ütlen ikkagi lõpetuseks veel kord, et see, mis sealt koha pealt saab, on kindlasti palju-palju suurem, kui see, mida sa televahendusel näed, sellepärast, et seal on juba üks filter ehk režissöör juba vahel või 2 filtrit, tegelikult kaameramees ja režissöör. Et ka kindlasti koha peal see magic juhtub nagu palju suuremini. Just, ja mina arvan ka, ja see magic läheb samamoodi veel suuremaks siis, kui te panete kokku oma pundi ja tulete oma pundiga. Ja pundiga ikka. Mitte, et sa istud seal üksi ja vaatad kuidagi nagu, et kuidas pidu särab, keeb seal all, on ju, vaid et sa oled nagu osa sellest ja kui sul on kamp kaasas, siis sa tunned ennast samamoodi hästi. Mina teeks vähemalt seda. Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, Kristjan. Tõesti, see on jumala hea. Kamp kokku ja pidu ja pärast aftekale. That's what I'm talking about. Eesti muusika auhinnad 2026. 29. jaanuaril Unibet Arenal. Laval Nublu ja Vaiko Eplik, Ann Marlen, Sam, Aalika, Liis Lemsalu, Vennaskond ja legendaarne Terminaator. Osta pilet nüüd Piletilevist.